mõtlesin, ma alustan uue vlogikesega, et täna on pühapäev ja täna ongi mul plaanis lihtsalt uueks nädalaks ette valmistuda. Ma sain aja Fusion Pilatese trenni Kristiines, nüüd ma lähen sinna kohe. Ja hommik oligi selline pigem rahulik. Ja nagu näha, siis ma kaunistasin ka oma kodu jõuludeks ära, et see aasta ma tegin seda umbes nädalake varem, kuna siis järgmine nädal on esimene advent. Ja ma mõtlesingi, et lihtsalt alustan uue vlogiga, et võtan siis siin kaasa oma nädala algusele, et ma ei tea, kui pikaks ma selle ajan, aga eks näis. Ma olen nüüd trennist tagasi, et Pilates oli selline mõnus. Taaskord oli uus kava, natuke raske nagu ikka, aga jah, hea trenn oli selles suhtes. Ja peale trenni ma käisin kiiresti paaris poes, vaatasin ringi ja lõpuks ostsin ära kuusele selle kuuse jalaümbrise või kuuse seeliku, kuidas neid kutsutakse. Ja siis ma panin selle kodus paika ning nüüd näeb mu see jõulukuusk veel ilusam välja, väga õnnelik olen. Ja siis ma sain kiiresti lõunasöögi ning vaatasin F1 ka lõpuni ära, kuna ma hommikul ei jõudnud seda teha. Ning nüüd ma siis toimetan edasi vaikselt ja varsti hakkan ka õhtusööki tegema. Kätte on jõudnud esmaspäev, ilusat uut nädalat ja see nädal mul tulebki selline 50-50 kiire ja rahulik, et mõned päevad on väga kiired, mõned päevad sellised rahulikumad, mõned õhtud on juba täispukitud, mõned mitte. Ja täna on esmaspäev, mis tähendab, et töö juures on ka paratamatult natuke kiirem, et alati esmaspäevad on sellised. Aga ma arvan, et sinuga juba räägime õhtul, sest et kuna täna on kiire päev, siis ma arvatavasti päeva jooksul ei jõua ise väga palju filmida. Nii, ma jõudsin töölt nüüd koju ja ega ongi vist aega hakata õhtusööki tegema. Ma natuke istusin ja puhkasin, aga jah, nüüd ma teen siis õhtusööki, et täna on plaanis teha brokolikana pastat, üsna kiire toit, saab kiiresti valmis ning saab kiiresti siis kõhu täis süüa ja siis vaatab, mis kell on, et kas jõuan natuke kodust asju ka toimetada ja teha. Ja mul on arvutis vaja paar asja veel ära teha kindlasti, siis ma tahan need ära teha ja ma arvan, et siis ongi tegelikult juba aeg magama minna.
natuke aega olen nüüd saanud arvuti taga ka tööd teha ning mu silmad on juba nii väsinud ja isa on ka väsinud, nii et ma arvan, et nüüd on õige aeg minna voodisse, natuke raamatut lugeda ja siis magama ära, et homme uuesti uus päev energiliselt vastu võtta. Nii, kätte on jõudnud teisipäev ja täna mul on põhimõtteliselt terve päev koolitus, või koolituspäev on siis. Ja peale seda ma lähen kiiresti hüppan läbi Mustamäe keskuses, kuna sain ühe paki Weekendi nutipoodi ja tellisin ühed talvealanud. Lähen vaatan, kas need sobivad mulle ja siis selle põhjal otsustan, kas ma siis jätan need või saadan tagasi. Ja selles suhtes täna tuleb üsna töö juures selline intensiivne päev, kuna terve päev on koolitus. Tänane tööpäev on mul siis läbi saanud, või täna oli siis pigem see koolituspäev, kuna ma terve päev olin enesejuhtimise koolitusel, väga selline asjalik ja praktiline ja tore oli, sain hästi palju uut huvitavat infot teada, sain enda ajutervise kohta infot teada, mis oli väga põnev. Ning kindlasti hakkan seda õpitud siis kasutama ja rakendama ka, aga nüüd on mul aeg minna siis Mustamäe keskusesse, ma tellisin endale paari talve jalanõusid, talvesaapaid ning lähengi proovin, kas need sobivad mulle või mitte ja siis tean, kas ma jätan need endale või siis saadan tagasi. Et Mustamäe see Weekendi nutipood on väga mugav selles suhtes. Eile ma ei jõudnudki väga rohkem filmida, et jõudsin koju, siis ma soojendasin jääke, mis külmkapis oli ning läksingi pessu ja vaikselt magama. Ja täna lähen taas kord tööle kontorisse ning õhtul lähen ka Pilates sculpt trenni ja rohkem selliseid suuremaid plaane tänaseks ei ole. Ning täna, ma arvan, tuleb ka selline töine päev ja räägime juba siis peagi. Ma jõudsin nüüd koju hetkel, teen kiire vahepeale ja siis jooksengi Kristiinasse trenni, et tegelikult mul on üsna kiire, aga mõtlesin sellise väikse update'i teha ja täna on veitsa selline aja peale jooksmise päev, et õhtul kui koju tulen, siis saab puhata. Nii, peale trenni ma põhimõtteliselt tulin koju, tegin kiire õhtusöögi, seekord oli siis selleks Big Maci salat. See on alati mu selline go-to toit, kui ma tahan kiiresti midagi maitsvat süüa saada, pluss köögiviljad ja köödained on ka olemas, et hoiab kõhu täis ja toidab. Ja nüüd ma olengi lihtsalt ausalt puhanud, veits lösutanud niisama ja nüüd ma käingi pesus ära ja siis lähen magama ära. Aga ma arvangi, et ma tegelikult võtan oma selle väikse vlogikese siinkohal kokku, kuna juba on päris mitu päeva saanud vlogida, filmida ja näeme juba siis järgmises videos. Tšauka!